Tere, kallid sõbrad, täna meil on külas siis pastor Odebaio ja ma mõtlesin, et küsiks talt Eestimaa kohta mõningaid mõtteid, kas tal on neid või mitte, aga oleks huvitav teada, viimati ta ütles, kui ma ei eksi, et 3-4 aastat tagasi, et praegu on tuleb mingi aeg, kus on hea aeg. Ma ei tea, ma tahaks loota, et see hea aeg ära ei kao, vaid kestab ja ma küsin talt nende asjade kohta. So welcome, Pastor Baio. In our humble program, I just told in Estonian that 3 years ago you said that we have going to have 3-4 years good times and freedom. And my concern is this continuing or there could be things what is not delight for us. Et ma küsin talt, kas siis see hea aeg kestab või mitte. Ja kuidas ta arvab sellest või on see läbi saamas või kuidas see on? Well, thank you to be able to share this word with the people. And let me say this way, that the word of God has instructed that we do certain things. Ja ma ütleks sedamoodi, et Jumala sõna on nagu instrueerinud meid teatud olukordades ja asjadeks. In Hosea chapter 4 and verse 6 it says, Hosea 1:16 vist ta ütleb, says, my people perish for lack of knowledge. Et minu rahvas kannatab tarkuse puudusel. In these last days, Nendel viimastel päevadel we cannot afford to lack the knowledge of God. Me ei saa endale lubada rumalust või tarkuse puudumist. So people must have time to sit under teaching and preaching. Et inimestel peab leiduma aega, et otsida ja leida õpetust või seda taga nõuda. In Proverbs chapter 24 and verse 5, ja siis õpetussõnad 22:5, it says, a wise man is strong. Et tugev mees on tark. A man of knowledge increases strength. Ja tarkused ja teadmised suurendavad tema jõudlikkust ja võimet. For by wise counsel thou shalt make thy war. Et nagu targal nõul on hea pidada sõda ja seda võita. So the knowledge of God's word Nii et Jumala sõna tundmine will give us wisdom and strength. Annab meile jõudu ja tugevust. And so we must get more of it. Et me peame seda rohkem endasse pumpama. In 1 Timothy and chapter 2, 1. Timoteose 2. peatükk. we are told to pray for all who are in authority. Meil on öeldud õpetatud palvetama kõigi meelevaldade ja valitsuste eest. And believers in their nation are responsible for what happens in their nation. Ja selle rahva valitsejatel on nagu vastutus, mis juhtub selle rahvaga. Now there are certain things that they cannot change, but there are many things they can change. On ometigi olemas mõned asjad, mida nad ei saa muuta ja on asjad, mida nad saavad muuta. And when they pray for their nation, ja kui nad palvetavad rahvuse eest, they don't need to ask God to come and do it all. Nad ei pea paluma Jumalal, et see tuleks ja teeks nendest kõike. Because he has given them authority. Sest ta on andnud neile juba meelevalla. And Satan only responds when this authority is used against him. Ja kurat nagu seisab siis reageerib sellele, kui seda tema vastu kasutatakse. The people need to realize that many problems are spiritual in nature. Inimesed peavad aru saama, et paljud probleemid on vaimulikud ja mõned on nagu naturaalsed. In Ephesians chapter 6 Efesuse 6. and verse 12 ja 12. salmis on öeldud, says, for we wrestle not against flesh and blood, et meie majandus ei ole mitte liha ja vere vastu, but against principalities and powers, vaid vaimse maailma, kurjuse maailma vägede ja meelevaldade vastu. against the rulers of the darkness of this world, Selle maailma valitsejate jõu vastu. against wicked spirits in high places. Selle kõrgetes paikades, varjatud paikades olevate valitsejate And vastu. at the same time, Ja samal ajal Isaiah prophesied Jesaja profeteerib in chapter 60 60. peatükis and the second verse 2. salmis, that darkness would cover the earth et pimedus katab maad. and gross darkness the people. Gross darkness, terrible darkness to people. Ja suur pimedus katab rahvaid. Now the darkness is not going away.
et pimedus ei lähe nagu ära, but the light has to shine brightly vaid valgus peab särama eredalt, to reduce the effect of the darkness. et vähendada pimeduse mõju. It's like if you drive a car, See on näiteks, kui sa sõidad nagu autoga, if you put on your headlamps during the daytime, it doesn't really have any effect. kui sa paned ka näiteks täistuled peale päeval, sellel pole suurt mõju. But put on those headlamps in the night time, Aga kui sa paned need suured täistuled peale öösel ajal, and they shine brightly in the midst of siis nad darkness. säravad nagu võimsalt ja eredalt So pimedas. the Lord said his light will be shine through us. Jumal ütleb ka, et meie valgus saab, tema valgus saab särama meis, He meie said, peal. arise, shine, Tõuse ja sära, for your light is come. sest su valgus on tulnud. So more from God is coming on believers. Rohkem nagu tuleb valgust usklike peale. More knowledge, more wisdom, more power, Rohkem teadmist, rohkem tarkust, more rohkem väge, manifestation of the Holy Ghost. rohkem nagu püha vaimu manifestatsiooni. So we are going to shine in this darkness. Nii et me särame selles pimeduses We subdue the darkness. ja me nagu eraldume pimedusest. And so nations need to become more in God in terms of sitting under teaching, Ja inimesed peavad tulema rohkem ja olema rohkem Jumalas claiming the provisions he has made for us. ja nagu kuulutamas ja tunnistamas varustuse olemasolust, mille ta meie jaoks on loonud ja andnud. Now in Mark chapter 4, Siis Markuse 4. peatükis we saw where Jesus was sailing from one end of the land to another, and he was going to another part of the country. me näeme, kuidas Jeesus siis sõitis paadiga ühest järve äärest teise. They had just finished a crusade, and then they were leaving that part of town to go to another part Nad of olid town. just lõpetanud krussaadi kuskil ja nüüd nad jätavad selle koha maha ja lähevad paatidega mujale. He said, let's go to the other side of the lake. Ja ütleb, lähme teisele poole järve. Now, obviously, when they started out, Ja kui nad nagu hakkavad minema sinnapoole, everywhere was calm. kõik on nagu rahulik. Otherwise, his disciples would have said, Master, we can't go now. Look at, there's a storm brewing on the horizon. Ja siis järsku tõuseb torm ja nad ütlevad, et me ei saa minna, et see vaikus oli petlik, et torm on tõusmas või tõusnud. So they began to sail, Need hakkavad sõudma and the scripture says a great storm of wind arose, a great storm. ja siis ütlevad, järsku kiri ütleb, et järsku tekkis tohutu torm ja tuul tõusis. And Jesus was asleep on a pillow inside Ja the Jeesus same magab selle boat. pingi peal seal paadis And they had to wake him. ja nad peavad ta üles äratama. Master, 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 Ütlevad, issand, carest thou not that we perish? kas sul ei ole kahju, et me kannatame siin niimoodi? And Jesus arose Ja Jeesus tõusis and he rebuked. ja ta sõitles. I want to make a point here. Ma tahan siin nagu mõtte välja tuua. We have to learn Me peame õppima, to command changes. kamandama esile tulla muutustel. Jesus did not accept the storm. Jeesus ei aktsepteerinud ega võtnud vastu seda tormi ega jäänud selle alla. He didn't say I have to endure this. Ta ei öelnud, me peame sellesse kuidagi jääma. The storm was not God's will. See torm ei olnud Jumala tahe. And notice, Ja ta märkas God did nothing about the storm till Jesus did. ja seal ei juhtunud midagi nii, et Jumal oleks ise nagu seda tormi peatanud, vaid Jeesus pidi sellega tegelema. Don't you think God saw the boat was about to capsize? Sorry? Don't you think Kas sa ei arva, that God saw et Jumal nägi, that the boat in which Jesus was sailing was about to capsize? That water was et see coming? paat läheb nagu ohtlikku olukorda, kuhu Jeesus läks? But why did he do nothing? Aga miks ta ei teinud midagi? Because he had given Jesus authority. Sellepärast, et ta andis Jeesusele meelevalla. And when Jesus arose, Ja kui Jeesus tõusis, he didn't pray to God. ta ei palvetanud Jumala poole. He rebuked the storm himself. Ta võttis ja sõitles ise seda tormi. Believers are going to learn to have to command a change. Usklikutel on aeg õppida, kuidas esile kutsuda muudatusi ja muutusi.
Command a change in the political arena. kutsu esile muudatusi poliitilisel areenil. That is, tell Satan Ütle kuradile, to get his hands off the political scene of. et saatan koristaks ära oma käbarad poliitiliselt areenilt. Tell Satan Ütle saatanale, that God's counsel will stand. et Jumala nõu saab olema püsima. Tell Satan Ütle saatanale, that Jesus is Lord over Estonia. et Jeesus on Eestimaa isand. Bind his powers Seo tema vägi and decree that God's counsel shall be done in the land. ja kinnita, et Jumala plaan ja sõna saab teostuma Eestimaal. Pray for those who are in authority, the prime minister. Palveta nende eest, kellel on praegu võim antud. They are doing their best. Nad teevad võib-olla seda, mida nad saavad ja oskavad. They are well intentioned. Nad on nagu tundlikud But pray that they will have God's help and his wisdom. ja et nad võtaksid vastu Jumala tarkuse ja Jumala abi. Pray that they will choose good people to help them. They will choose the right Palveta, persons. et nad võtaksid enda ümber head inimesed ja et need head inimesed tuleks ja aitaks neid ja seisaks nende eest. Pray that there will be health in their body. Palveta, et nende inimeste kehad ja ihud oleksid terved ja töötaksid. That they will make the right decisions Et nad võiksid vastu võtta õigeid otsuseid. that will move the country forward. Et sellised otsused, mis viiks seda riiki ja rahvast edasi. Tell Satan Ütle saatanale, to get his hands off the economy of et ta Estonia. võtaks Eestimaa majanduse pealt ära oma käbarad. You see, because Satan works in the spirit realm. Sest kui saatan tuleb vaimuliku sinna vaimuruumi He moves on people to do what he wants. ja ta liigub inimeste peal, pannes neid tegema, mida ta tahab. But Jesus has given the saints authority. Aga Jeesus on andnud sellise meelevalla And they need to use his authority ja nad peavad selle meelevallaga esile tulema, to bind Satan and his cohorts. et peatada, siduda saatan ja tema kohordid. In Matthew 18:18, Matteuse 18:19 on öeldud. Jesus said, whatever we bind on earth shall be Mida bound. Jeesus ütles, mida iganes teie maa peal seote. And we have to bind the works of the enemy. Ja me oleme kutsutud esile peatama kuradi tegevusi And then we have to release the Holy Ghost. ja seejärel vabastama pühavaimu väge. It is very, very important See on väga oluline, that the saints in Estonia et pühad Eestimaal release the Holy Ghost on their country. laseksid ja vabastaksid Jumala vaimu väe ja meelevalla Eestimaa üle. To move in the political realm, Et ta liiguks poliitilisel to areenil, move in the economic realm, et ta liiguks majandussfäärides, to move in the social realm, et ta liiguks sotsiaalsfäärides and any other sphere of the Estonian state. ja igasuguses muus sfääris Eesti riigi süsteemides. To bring God's counsel to pass. Et tuua Jumala eesmärki ja plaan ja nõu esile. And I want to pray for the country right Ja now. ma tahaks praegu selle maa eest palvetada. Father, in Jesus' name, Isa, Jeesuse nimel, we commit Estonia into your hands. me paneme Eesti sinu kätte, It will continue to be a prosperous country. et see jätkuvalt võiks olla üks edukas riik. Thank you for your divine protection over Estonia. Tänu sulle sinu jumalliku kaitse eest Eestimaa üle. They will not be invaded. Et nad ei saa mitte olema alistatud, Your protection will be over them. et sinu kaitse on üle nende. Thank you for the angels that you have sent Tänu sulle inglite armee eest, keda sa oled saatnud and assigned oma eesmärgiga to keep Estonia safe. hoida ja säilitada Eestimaa kaitstuna. Satan, you are bound Saatan, sa oled seotud over this nation. selle rahvuse üle. You are bound over the political scene. Sa oled seotud poliitiliste stseenide läbi. You are bound over the social scene. Sa oled seotud sotsiaalsfäärides. You are bound over the economy. Sa oled seotud majandusalas. You are bound over any other sphere of the Estonian state. Sa oled seotud ka igasugustes teistes sfäärides, mis Eestimaad Loose puudutavad. them now. Lase nad lahti praegu. And Father, thank you Ja isa, ma tänan, that they will incline to you. et nad pöörduvad sinu poole. They will embrace Jesus more. Et nad ümbritsevad ennast They Jeesusega will walk rohkem ja more, they will austavad walk more righteously before you ja käivad sinu ees rohkem õigsuses kui kunagi varem. and avoid the sins that are going on in the world.
ja väldivad võimalust, et sattuda ja kaduda ära maailma. Man with man, woman with woman, they will avoid those sins. Ja nad väldivad ka seene mehe ja naise vahel. And they will walk as your word says they should walk. Ja nad käiksid nii, nagu kiri ütleb, et inimesed peavad And käima. you will bless their industry and their businesses. Et sa õnnistad nende toiminguid ja nende ärisid ja ettevõtmisi. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Thank you, Pastor. That was in your heart for Estonia. Yes. And there's more, there's some things came into my spirit. When I said, like, I don't know what is going on in this country in terms of gay marriage, but I believe that it's one of the things that we have to deal with in the spirit realm. Ta ütleb, et need asjad tekkisid talle ootamatult siis sisse, kui nagu öeldakse, läks jutuks või läks rääkimiseks ja jälle see meelevalla jutt nagu kuidagi tuleb tagasi või tuleb uuesti, millega siin vahepeal on nii palju. We need to bind those spirits. Et me peame nagu siduma neid vaenulikke vaime, mis püüavad riiki või rahvast kuidagi üle Maybe võtta. there should be legislation against it. Ja mis tulevad selle rahva vastu nagu. Anyway, thank you very much for your time and for our viewers. We bless them in Jesus' name. Ja täname kõiki, kes vaatasid, kuulasid seda lühikest, väikest pöördumist ja olge väga õnnistatud. Aitäh teile ja täname ka kahtlemata. It's coming again. Et see tuleb. That believers should bind the spirit of homosexuality. They should bind it and cast it out. Et inimesed peaksid ka igasugused vaime ja perverssusi, mis ringi liiguvad, kuidagi siduma ja kinni hoidma. Aga täname ka Mr. Voltaire Rousseau'd ja kõiki teisi, kes on teinud võimalikuks üles astumise, nii et olge õnnistatud ja nägemist.